tere! Millest oleneb meie igaühe areng? Millistest mõjuritest, millistest komponentidest, millele tasub tähelepanu pöörata? Vaatame neist mõnda. Vaatame selliseid momente. Esiteks, ma olen sõnastanud selle küsimusena, keda kuulad? Keda sa kuulad? Keda kuulad? Ilmselt viitab see allikatele, kus kohast infot ammutan, mida siis ise kasutama hakata. Teine on õpivalmiduse indeks. Kas ma olen üldse valmis muutuma ja arenema? Milline on minu õpivalmidus? Kolmas on treeningu tasakaal. Kuidas peab jagunema see, kui palju on füüsilist trenni või harjutusi, kui palju on vaimset või mõttetreeningut või harjutusi. Ja neljas, millest siis see arengutee koosneb, ehk sellised arengu astmed. Neli punkti, aga täna vaatame eelkõige esimest. Ja küsimus, keda sa kuulad? Tundub lihtne küsimus, kuid kas on? Kus kohast ammutad infot? Millisest allikast? Kas see allikas ise kasutab seda, mida ta pakub teistele? Kas ta sellel kasutamisel on edukas? Võtame näitena. Kas inimene, kes räägib müügist, on ka ise edukas müüja? Kas inimene, kes räägib teenindusest, on ka ise särav teenindaja? Kas inimene, kes räägib edukast investeerimisest, on oma vara ja jõukuse saanud investeerimisega? Näete, see ei olegi nii lihtne küsimus. Kas inimene, kes väga õhinal räägib tervislikust toitumisest, näeb ise terve ja energiaküllane välja ja toitub tervislikult? Ja nii edasi. Ja mitte ainult koolituse või õppimisega, vaadake ka igapäeva suhtluses, kus kohast me ammutame infot, millistest allikatest. Me saame väga palju õpetussõnu oma lähedastelt, vanematelt, pereliikmetelt, sugulastelt, tuttavatelt, sõpradelt. Aga kas see sugulane või õpetaja, kes tuleb rääkima mulle, kuidas oma suhteid sättida, on ise edukates suhetes? Nii et näete, see küsimus, keda sa kuulad, on väga tõsine. Hakka selle peale mõtlema. Seda ei mõtlegi ühe korraga ära, see võtab aega. Kahtle sisuliselt kõigis allikates, kahtle ka minus. Ja see kahtlus on õigustatud. Vaata alati, kas sõnad ja teod on vastavuses. Kas see, kes millestki väga õhinega räägib, ise edukalt kasutab kõike seda ja on õnnelik selle juures. Nii et väga põhjapanev küsimus, keda sa kuulad. Ja sellest algab kõik selleks, et miks ma seda rõhutan, on ka see, et kui sa allikaid nii kohusetundlikult ja põhjalikult ei vali, siis sa võid sattuda ka nii-öelda libainfo otsa, libaõpetuste otsa ja hakkad neid praktiseerima, aga tulemused pole need, mida sa oled oodanud. Nii et väga tähtis on algusest peale valida allikaid. Selleks, et ümberõppimine on teinekord kas võimatu või ei anna enam nii head tulemust, kui kohe algusest peale asju õieti teha. Nii et esimene väga tähtis mõte, millele mõtle, on keda sa kuulad. Ja järgmisel korral jätkame teise punktiga ja räägime õpivalmiduse indeksit. Aga seniks, keda sa kuulad? Nägemist.